Nii, käsklust saab korrutada punktiga. Kustutame siit 1-2 ära ja nüüd uuesti punkti vajutades kordab käsku. Käsu tagasivõtmiseks vajutatakse U-d ja selle kordamiseks vajutatakse ka Ctrl-R-i. Kui me peame liikuma näiteks reale 2, selleks võtame klaviatuuri number 2 ja Shift G. Läheb reale number 2. Ja kui me tahame kursori all asendada tähte, selleks vajutame R ja vajutame soovitavat tähte, näiteks O. See oli vii kasutamine. Vasteid sisaldavad reale eelneva rea kah näitamine. Selleks kasutame võtit B. Tarkvarapakettide lisamine, eemaldamine ja otsimine. Esimese asjana login sisse root kasutajaga. Järgmisena avan Vimiga sources.list faili, mis asub siis etc apt kaustas. Järgmisena vahetame :z pg võrdub tark. Ja siis asendame fiiga, trükime sisse protsendimärk s kaldkriips kaldkriips fi kaldkriips g. Paistab, et e-d ei ole. Järelikult siis teeme vastupidi. Asendame fi asendame e-ga. Tegi ilusti muutused ära. Nüüd väljume failist salvestamisega. 10. punkt, logifailide lugemine. Saadame siis ühe meili. Meiliserver on juba eelnevalt installitud. Echo, kaelkirjak, püstkriips, meil, võtmeks S ja meili aadress. Järgmisena vaatame localhost veebilehte. Täitsa on olemas, eelnevalt installitud. Järgmisena vaatame logifailist, kas saadetud meil läks edukalt läbi. Lähme kausta var.log ja siin siis peaks nüüd olema mail.log fail, tail mail.log. Nii, ja siit on ilusti näha, et staatus võrdub sent ehk siis saadetud. Viimase asjana vaatame, mis IP pealt viimati meie veebilehte külastati. Selleks siis Apache 2 kausta. Siis vaatame access faili ja teilime seda.
praegusel kellaajal on käidud, siis täpselt sama IP pealt, kus asub localhost. ja siis, et kaustabel teha, teeme seda rekursiivselt. chmod r, siis tuleb user ehk userile siis lisame rv käsu ja grupile lugemiskäsu ja kausta nime. Nii, töötab. Ja nüüd proovime tähtedega failile õiguseid panna. Võtame siis õigust ära ja siis lisame uuesti. chmod u pluss rv g pluss r faili. Kõik töötab. Lisame kasutaja user 1 gruppi 2 kasutades usermod käsku, usermod, võti A, võti G, grupp 2 ja user 1. Ja lisame sama kasutajaga gruppi 1.